Mille mi nüüd õkvalt kaema, määne om elo Läti piiri peal. Kaevi määnse omava piiripäälse inimese. Omena ansaku vai omana peris ariliku inemise. Pääle nakkabimi parmu nukast, kon kotsil kolme riigi, Vinnemaa, Lätimaa, nii Eestimaa piiri kokku juuskva. Sääl kandin tule elävät enge johtikku tulõga takkanotsi. Üts eng, üts miis levüssel umõtta õks. Ta tule küle tiid mööda meile vasta. Tema on Podolski Pietre. Ta on hindele pesä ehitäny, üttide vannu inemisi-manu. Sillo tarõkkaistu ilosa Pedetsi jõe kalda pääle. Tuu Pedetsi jõgi on kah piir, tõsel puul on mi sõbõr Vinnemaa. Viil tosin aastid tagasi läts siis kotusest tii, massina sõitsevagi õkvalt läbi jõu. Tetti piir ja tii lõigati katski. Määneki liikmine käve õks tassapiteni edesi. Pietre mõist tuust ütte nii tõist kõnelda. No mis siit veeti, oota. Jahu. Siis värvilist seda metalli, seal vaska ja kõik, vot siukasi asju. Too pääsi värvilist metalli, vask, nii. Vot mida ma mõista ütelda. Podolski Pietrele pakuti kah tuud salakaubavedaja ammatit. A Pietre kätt kuralõs anna. Oli määnestki vahet börsil mängmisel ja viinaga parseldamisel. Mõlembaga võid sa indele armatoeda kaala kisku. Ja Pietre ongi ta sõma kopkaga rahu, mis talle riigi käes sääduslikul viisil andas. Ma olen muidugi grupi peal ja ma saa piiraha. Mul on epilepsia, langribi. Tolles saa ja 1190 sama. Ja ma saa väega, toiduväärtusega ärosta kõik kraami. Autokauplus käi 2 kerta siia kauplusumana, kauplus, Kiviõru-kauplus. 2 kerta, nii et esmaspäeval neljapäeva. Nii et värskelt leiba jätkus, nii et ei saa ütelda. No ja naabrimis läts üle. Mida ta tahtsi? Ta võib olla kokku kõnelda kellegagi, võib olla lepitu kellegagi. Aga siin just Vene piirivalve võtse käeraudu. Käeraudu ja olgi kogu moos. Nii, viidi Pihkva selles teetas neid kive, Ja seal siis ta tüüt ja anti siis hääd malkaga veel pluss. Vot, niimoodi ta mõista mulle kõnelda. Kui ta võls mulle, siis ma mõista ka niimoodi teile rääkida sellest loost. Nakkame siis piiriviirpiten muku Valga poole astma. Too oli määnegi tasast maad mööda astmine. Õks üles ja alla mäe otsa ja jälle orgu. Kilomani külen jäämi saisma. Sääl Aidapere nimelitse mäe kundi külje all on Tanilsoo Aarõ kodo. Aarõ on sündinud 20. novembril 1951. aastal. Tol vasta õdakut väljan oli juba pömme ja tõs olivagi tööman veel, kui ime ellu tõi Aarõ kodutarõn ilmale. Laitsul sündyny kool ja särk sälän, hapniku puudusen. Eng oli irmsast muudu kaubelnu, asaski sissi jääny. Tol vast määnegi saatuse märk. Aarõst on kasvanu eriline miis. Aarõ on nimet lüüriline tenur. Mu meelen Võromaa ja Rõuge ja haanimuuna mäetipp.
vei saatus minna sinna tänne, kui mõtleski, ei mõista ma. Vei saatus minna sinna tänne, kui mõtleski, ei mõista ma. Ja taamula mantsipavero, ku kallis kivirin on mul. Tuvakula poolt rosti sõnnu, veel siiäkki lämmi kodotuul. Tuvakula poolt rosti sõnnu, veel siiäkki lämmi kodotuul. Aga tegelikult on originaallugu. Ma ei ole niisugust lugu Võrumaa kohta kuulnud. Aarel on oma kirjutat laulu ka oleman. Üks on eurolaul. Seod eurovärki Aare arust kilomani külla oli vaja. Aare arvosaamist mööda võis see euro õkva pärli jõkkapitten alla minne. Inemine jääs üks inemises. Enda laulu mul on paar rääkisin. Euroopan olnu vihmasaustes ole jälgegi, kängä kuiva sokippuhta nigu minnengi. Kodoaida sisse tuli eurovärtest ma, europini handa liigud euromuro pääl. Tarra tullan koputada ole vaiagi, euro-uss on kõigil valla jäetu alati. Eurotooli pääle istse euroraha loi. Laua pääl ol euroõlu lämmäs päädälei. Euronaane eurosängyn tiigrihüpetek, eurolatse internetin 11 sõimasi. Eurounest üles herät euroraadio, eurolaul ja neiokased televiisorist. Sääne lugu on müts lugu. Mul oli eurost või nagu välja, tähendas kõik on nagu meil euro. Meil nagu omas olek ja need siin ütles, et näed, loodus ei tunnista midagi eurot. Loodus tunnistas ikka niimoodi, et kõik asja on paiga nii nagu ongi. Panna sõdale nimes, mis on lõnnet. Ega see tuupärast, kui me kohegi nüüd läheme, ega mis tuupärast midagi meil ei muutu. Et inemine jääs ikka inimes. Kilomanilt lämi edesi mööda piiriviirsid ruusateid Pillardi poolu. Alt me talvumand tulu auto peale Reilsoni Vaida. Edesi sõidame Vaida esähava peale. Vaida esä eelsoo august oli mõtsaveli, ja 46. aasta keväjä sai üten tõisiga kodukandi mõtsun ukka. Surnukehä viidi inemisi hirmutamises Lätti kornetile videleme. A niinu asja õkses jää. Sõbra matsõva mõtsavelle kornetile küle maha. Surnukehad olid korneti mõisasse välja pandud. Ja siis naabrimees tuli ütles emale, et sinna matame. Valis sellise koha, kus loomad pääle ei kõnni. Eks neil oli mitu punkrit siin ümber külali, 5 kilomeetri raadiuses ja nad vahetasid neid tihti. Aga see oli siis Krabikandis, see punker, Läti piiri ääres, kuhu siis manu juhatati nad. Ja surnukehad, öeldi, et isa oli esimesena läinud välja vaatama, mis seal on. Ja oli kohe pihta saanud.
Surnukehad toodi siia Korneti mõisa juurde vaatamiseks. Aga ma mäletan teda päeva, teda tulistamist, see kostis kõik kodu kätte, see oli hirmus. Ema vaatama ei tulnud. Kes käisid tuttavad, tulid, ütlesid. 2 päeva, mis nad olid. Ja siis Matja teks 9 Matjaks. Oli kohe meie naaber, isa hea sõber. Tema siis tuli, ütles emale, et matame sinna ja sinna, nii et loomad peal ei hakka käima. Ja tegelikult on nagu rist seal, kivi on natuke allpool risti ees. Ega ei tohtinud siia tulla ka. Igasuguseid inimesi oli ja siis läbi metsa tulime, hiilisime. Mäletan, kui esimest korda tulime, sinililli korjasin isale metsa alt. Rein Kask on ka Pillardiküla elanik, tegelikult minu isa onupoeg. Olev Loog on Luutsnikust, ta on natuke kaugemalt. Nii noor poiss oli. Vaida oli 6-aastane, kui ta edimest kõrda üte nime ja tädiga läts esaava peale. Too miilde jääny, et minti läbi võsa tiidpitenes julgu. Alt meilt tule taha kodusõda, kus nüüd esa makka sinna paar kilomeetrit astu. A piir on vahel. Massinaga murati Vetslaitsene piiripunktist läbi sõitan, saaks küländ suur sõõr peale pettus. Kui me juba oleme Kornetile tulnud, kaeme ka ringi. Omdan kandin ka eestläisi elämän. Korneti rahvamajast kargas auto peale tiijuhis Läti eestläisi iistvedäjä Prangli Jaan. Läti passi perrases Jaanis Prangelis. Jaanis või Jaan, kutsu kuis tahat. Mis ta oli 5 aastat tagasi või seal Läti poole peal kuna nüüd ta on nagu rohkem suvitaja, aga ta pidä mesilasi. Ma mõtlen, et nüüd ka vist vilja oma. Ja siis on saatnud poisi, siit üle, mis siin on, 200 meetrit vast on, üle piiri, et toogu mett naabritele, et värskelt nagu vurritatu või visatu mesi. Aga piirivalvuri tuli säält poolt ja juhtusi poissi nägema ja ei midagi, panti paaris päevas poiss kinni meepurgiga. Koton kõnel Jaanis esa Juhaniga võro kiilt, ime Ilgaga läti kiilt ja niimoodi saiagi Jaanis kõrraga joona peale nii Eesti kui Läti asjun. Parhilla tege Jaanis Vetslaitsene vallan turismi vai roitlemisarundustüüde. 1/3 või isegi praegu või võib-olla rohkem elust on mul tegemist Eestimaaga. Kõik projekti tõlkimise, pildi tegemine, fotode. Mul on näiteks vaja sünnitunnistust saada ütele Eesti mehele, kes praegu elas Eestimaal. Aga ta on siin Lätimaal, vanalaisena ta on sündinud ja ma pea aluksnes nüüd tälle sünnitunnistuse saama. Et ta mingi passin hakkas Eestimaal kõrraldama või siit asju on lõpmatuseni palju, tõlke, igasugust seal on. Peale vabadussõtta trehvas niimoodi, et üks piiripiirne vald Vanalaitsna läts kõige tävega üten maa ja inimesiga lätläisile. Lätlase kutsuva tahat valda parhilla Vetslaitsene. Kui Korneti Liinamäe otsast kaiases ümbert sõõri 3 kaarust paistus Eesti. Vetslaitsene vald on Võromaa seen õkva kuits
kott, mis inne suut pitten Lätimaa küljen püsys. No umbes nii, et sealt Viitornist, kui alustada, no enam-vähem, kui tõmmata nii, kõik tuu silmäpiir on seal on Eestimaa, kui näed, seal oma tornid säänd, tuu on piiripunkt, Murati Vetslaitsene piiripunkt seal. Ja siis nii tõmbame ja siis seal üle sääne nagu Munamägi, tuu ongi Munamägi, no 15 kilomeetrit umbes siit. Jaanis opsu noorest pääst ehituse tüüd. Vetslaitsene koloosin sohkata puuasjuga tektisleri tüüd. Time oppajas ehitusbrigaadin oli Möldri Aksel, parhilaam Aksel jo manala miis. A Jaanis astus üks oma kamraadi koduväratist sissi. Aksle naane senta om kotun. Sa nüüd teed mulle hirmu peale. Ma panen Senta pand kohviviipliidi peale. Tuust tüüst on lihtsam parvu saia kui tuust. Kui muudu lätlase oma Senta prii nime summa ära hukanu. Möldrist on kõigepeast tehty Möldere, siis Möldere ja nii edasi. Sulguden on kirjutatud Mölder, on ju Möldere, Senta, Möldere, sulguden Mölder, on nii või? Passin? Ei, mulle passin õigus järjelt Senta Elvira Möldere, Mjoldere. Ma olin ükskord Mjoldere. Ma olin, no jumala avida, kes tuusane. Ja olgi rummal, kui ma seda maja dokumente otsa. Ja mulle sulle ime. No oli kõik on õige. Kõik, aga vot perekonna nimi ei passi. No kakost ma näin hätä, siis sai ütelda, sa tunnistava kes. Ja siis enne oli muidugi ööga Mölder. Siis oli ma tähega, kui me külänõukogun täytsime esile, siis küll lätlane Möldere. No siis naissugu Möldere otsa. Ja siis mitmusen. Ja siis jällegi viimete siis tuli, ja siis naksime kirustama Jotige, Mjolder. Vaat tuli kõige hullem. Tollega ma saa kosti dokumenti. Es olegi üldse tuu isik, kes on, jah. No vot, ja siis viimati, siis ma olin säänsen häda nagu jummal hoidku. Ja no nüüd siis, mis ma siin on paraks, üks Möldere. Kas sul sulgudan tuu eesti-kiilne ka on? Ei ole. Et nagu kui see eesti ei ole. Mulle on ainult kõik puhtalt praegu Senta Elvira Möldere. Lätlasel. Aga kui ma koolin, ma käivesti koolin 3 talve. Ma olin ikkagi Möldre Senta. Viltsina Senta oli, kui ma koolin käve. Tuo läti nimi, tuo oli jälgi huvitav. See ja S ja N. Kurat, nüüd lätlasi külar kõnel. Siin on siis, aga mul on õige pass. Ma ootan ju arsti tõend. Arsti tõend, no vot. Ei ole puudu. Mätid sa see. Läti pass tagurpidi. Ja mulle poodin, ja mulle kaup, ma ütlen, kas latsi ka on Sental või see latsi suure? Et midagi ka, no kui sul on väikse õhuksema, et ma tiidsen, kui tuleva kohviga manu ja siis on midagi, see on see. Senta latsulatse pidävä umma vanna immeks meelen. Üks tütre mõist obusid sehkende. Vanaime kambri oma obuside pilte ja häid suuvu täys. Kadu jums nav joku diena, no visa koa maz skarsraties. Gan siiku dienu taka mitä, gan pirmos. No niin halvasti on kirjoittu. Sä oot zeet. Ispildit. Mis tuu tähendas? Mis veid Simpsonas diena, veel laimi, kallis õnnitlus sünnipäevas soovivad ja head tervist undaud prieka laimes ja palju õnne ja rõõmu. Nii. Liigume veidukese ringi, see on Vetslaitsene vai siis vana Laitsna vallan, kuis kiäki üldehtaht.
ei olegi tää tõistmuudu maa kui Võromaa. Vast mäekundi tundus rohkem lainani laiempa. 2 kilomeetrit kavundan Riia Pihkva kivitiist vai pleskava sosseelt Puspursi talun toukas õnnelikun rahun oma eloratast edesi Kosilase Jaan külä Seppe. Õnnelikun rahun tuu pärast, et oma töö on tä üle andnu poik Kasparsile. Käimis valts tule ka appi, kui on vaja obõst raputa. Jaan saa päält kaia ja ummi aigu miilde tulõtta. Üleüldse hobuse rahutamist raske töö. Kõva käe pead olema. Sepämä on palju töönolt ollu. Ja kui ma lase küll silma minema, mis Sepp tegi. Ja saitsi algust näest siia. Siin käes ole, kes hobust rahuta, kassi rahutama, nii panti minu Sepäs. Ja hakkas töötama, mul oli 41. Kui ma sõitsi siia. Ja koloosi töökohan ma sõitan 5 aastat. Ja seal töötan, hakkas ees õppa ennast. Töö õppab inimest. Jah, mitte inimene töö. No oma elun, kus ta lugeda võib. Päeval, siis lõunates 5 hobust. Siis pidi tõmbame olegi. Kalosjaan oli küll kõuva tulive. Iga päev 2-3 hobust. Tuli ette. Traktorit ei ole, siin on mäekalda suure. Üks ei taha mäekaldat pidi sõita. Hobusi töö on ette kui traktor. Traktor sõidab üle, ta põldam juba pitsitada. Ja hobune palju seal jalaga pitsitas. Väike asi. Vaat nii on jäädu hobuse ravutamise. Eeskaste. Huvitav asi, kui ei ole nännu. Ma olen kuulnud nõnnamoondu, et kui niipidi hoiad, siis saa õnn sisse tulla. Jah. Aga kui niipidi hoiad, siis saa õnn välja minna. No kui sul on palju lasti nii, et las välja minna. Ja taht on vähe, siis pane nii, et las sisse tulla. Aga see on määnegi kord nõnna, et õnne on liik palju olnud. Mõnikord on. Kui on palju, siis vaata, et üitab elu ära. Millal sul viimati nii palju oli? Mul õnne või? Jah. Mul on tulli siis, kui naine ära kooli. Siis kõige parem, et ei ole, kes tülitses sinuga. Jah. Tulemi Lätimaalt tagasi. Jää jumalaga vana laitsna ummi eestläisiga. Kui nüüd perre mõtelda, see sports Võru verd Läti suuniseen ei olegi vast nii halb saatus ütele rahva kipõnale. Edesi lähemi Helmuti manu. Hanimäe Helmut eläs karisöödy kandin põldõl. Põlitsen mõtsavahi kotusson. Kui ta oma latsepõlvest mõtles, siis edimene asi, mis meelde tule, on naabritütrik Olga kingitus savist obõne. Helmut obõsega sõitas saa väga tsipakene olla. Rohkem kui obusidega on Helmut sõitnu autoidega. Ta on eluaeg tüütanud sõiduoppa ja ammutin. Üks vana õppesõidumassin uut parahillagi põlda aia takan. Siin on nüüd need topeltpedaalid kõrval. Näed, siit on ära võetud see ots. See on kinni aastat, see ei tule üldse enam üles. Soidu oppaja Olga Helmuti naane Juta. Käi juba üksjagu aastid argle peal puhkas. Jõva käi kokku lõkk nüüd Valgamaa inimesi käi oma autojuhtmist opnu Hanimäe Jutani Helmuti käe all. Peale vabadussõtta läks hulga aigu.
enne kui Eesti-Läti piir paika sai. Aga see piir olõkki ei inemisi maha joonistud. Piirijoon on mõtsa elläi mäger maha vidänu. Niimoodi kõneldas piiriveeren. Parem päeviil, kui susi vai rähn, tund Helmut põldõrattu. Helmut tiidse näydädä põldõmõtsan Eesti-Läti sõaaigsid kaivikid ka. Need kohad siin, nii palju kui Läti piirini ja vahepeal üle piiri ka, ega siis, muide see piir ei olnud üldse nii kõvasti kinni, nagu praegu on. Piirivalvur käis siin väga harva ja kui ta käis, siis käis, need inimesed olid kõik tuttavad, tuli ajas seal juttu ja see oli nii, et näiteks praegu ma ei tunne ühtegi piirivalvurit. Nüüd sõidavad autoga mööda, aga tookord käis piirivalvur jalgrattaga, egas neid teid ei olnud, kus me praegu autoga sõitsime. Lätlasil on eestlasi kotsile ütsjagu lorijutte. Eestlase jää ei võlgu. On ütstõõse kotsile egasugumasi ütlemisi. Nii rohkem kui vähem naljakid, aga päris Eesti-Läti sõast ole jääki kuulnu. No see on see, mis nüüd eestlased valmistasid võtta seda lätlasi vastu, kui nad peale peaks tungima. Seepärast tee läks sealt poolt. Ja siit oli näha kõik, see terve, see suur talupõld oli selgesti nähtav. Põhjus oli piiritüli, Eesti-Läti piiritüli. Ja lätlased räägitakse, et tegid ülekohut, seal oli üks inglise kolonel, kes selle vahekohtunik oli. Selle pidi lätlanna olema naine. Et ajas seda piiri nii, nagu lätlased tahtsid. Ja kõige suurem probleem oli Valga probleem, kuna lätlased tahtsid tervet Valga linna Lätimaa sisse. Aga lõpuks jäi nii, et üks osa, mis tegelikult oli küll lätlastega põhilist asutada, jäi Lätile ja ülejäänud jäi Eestile. Muidugi, kui tookord oleks läinud sõjaks ja ei oleks inglased vahele seganud, kahtlemata lätlastel ei olnud ju õieti sõjavägi. Aga Eestimaal oli ikka tubli sõjavägi, kes ju Võnnu lahingu võitis ja nii ütelda pool Lätimaat vabastas. Piir olguno euro vai harilik saa ei inimisi omavahelist läbikäymist õnnes ärkeelde. Helmutil oma sõbra Lätimaal lätläisika kuunom Helmut oma maa vabaduse eest võidelnu. Nii mõtsavelle kui rindemehena. Tuust aust on Helmutil meelen ka Läti legionääre laul. Läti meitam skumjas pussejas, taat katsääni karot projem rauks. Tsiti raudas, tsiti tikas miejas, skiroties jau tagat muuspus-laiks. Palis veiksmans masaist rauks, muusu miljais laiks piijauks. Kaidimaani atkal maajas, taat kat jevus jiedoos plauks. Unen on šauts. Lõpp oli, et kui maha ei lasta. Või surnuks ei lasta. Helmut oli mõtsaveli 41 aastas suvel. Taes taha Vinne sõjaväkke minna. Nakkas üten sõpruga innast kodulähiksel punkrin käkkmä. Pikka otsimise peale lävami üles vana punkri kodusse, on Helmut üten tõisiga elli. Suure mie magasiva Liivamäe sissi kaivõttu kooban, kas ei paistu parhilla tuu antsak. Vaat siin, kus te näete neid kuuski, see haud oli olemas tookord. Siin põletati vanasti süsi sepale, teate küll. Ja siia ringi olid kasvanud kuused. Tookord olid nad umbes nii põikad. See oli täiesti, kõik ringi oli kuus. Nii et sinna sisse üldse ei näinud, et seal auk oli. Punkri tegime sinna teisele poole. Ja sealt läbi maa kaevasime siia auku käigu, trepi tegime siit sisse. Nii et kui siia sisse läksid, siis ei olnud midagi vaja moondada, kuna need kuused ise moondasid ära kõik selle. Ja peale sai istutada, osa nendest puudest on kindlasti, aga siin polegi nad kasvama kõik läinud. Siia sai pääle istutatud puid. Enne võtsime samblad ära, pärast panime tagasi. Nii et midagi näha ei olnud.
ja siin me siis elasime. Sinna magamiskohti oli, kahekordsed narid olid. Noh, 4 meest sai vabalt magada. 5 puhul pidi siis üks põrandale minema. Jah. Aga sammal on küll ilusti kasvanud peale. Isegi sisse langanud lae kohal on sammal peale kasvanud. Ja näed, milline aeg oli, kui inimestel ei olnud oma kodus ruumi. Jõuame Tahevale Koiva jõeviirde, kotsilt Valga liin ei jää, inemp kavvatõhe. Taheva lüpsimeistri Raudsepa Adolf on üles kasunu 5-latselisen peren. Vanem veli kaljusõks latsast pääst põrmandul kilukarpõga mängse obõst. Tõneveli põrist suuga tekk traktori hellu perre Adolf meister tamme tõhvust lehmi. Täällä oma lehmäelu aik miiltynyt. No, lemmäkkäinen võõra inimesi ma siin laudan. Kes neid lehmiga teete? Mitte midagi. Kombinaati viis ära ja valmis. Mul ma huvitava käi. Algusen, kui ma alusti karjalaudan, oli 14 lehmä käsitsi lüpsää 10 aastat. Mullast maastune mitte midagi käsil viga. Ja aga pärast tuli masina ja too oli juba kerge värk. Tule võtta piim vasta. 8-9 aastat vana, kui juba naksin lehmi lüpsma. Ja kotun oli ka 4-5 lehmä ja vanematel. Ei tea, kus ta mu kepi nüüd pans. Aha, mul on kepp siin selle taga. Tulge sisse ka, ami juttu ka mõni sõna. Elo tähetunni tuliva kolhoose õitsengu aigu, sõsku Adolfist sai üle Eesti kuulsa meistrilüpsjä. Vai vällekene neid kilogrammu ja tsisternite üüsi, mida Adolf on välja nüsne. See oleks mul nagu presidendi tool nii. Ega ma oli kõige esimene president praegust pärast Eesti esimest vabariiki. Siis oli pime presidendi. Ma ei mäletagi 40 aastat sinna tagasi oli. Tol korral oli nii, kes 4-5 tuhat väljalüpse lehmä kohta. Siis anti tuu pime väljalüpsi president esimene oli tol korral Eestimaal. Aga siin on väga palju aastaid tagasi, mul enam meelde ei tule. Meil mõistva kõik 3 põlve, kes oma juba kõik lüpseve lehmi. 4. põlve rahvas, no ma veel väikse säänds. no pelkese lehme ja no ei tule. No mis ma võisi olla? 6-7 aastat vana. Õde oli ka üksi. Tuu jäi ka haiges. Ja pärast surs ema ära vara ja nii, et majapidamine jäigi rohkem mu õlgadele. Ja no siis tuli nu sõjas selge ja ma tõi mõtsast kõik lehmad ka kodu. Käisi metsaan lehmadega ja lüpse neid seal ja sõduritele, siis sai süüa sõdurite käest. Vene soldatite käest, kõik mets ja maa oli luume täis hobusid, hobustega siis oli tuu sõda. Vene valitsust hirmsatena siunase ja vannuse, aga ega ta nii hulles olegi. Ometi ma sai üte Moskvitsi auto ka Moskva väljanäituse kaudu. Sai jumala ilma tol korral. Essa sa midagi saad kätte? Ma ei saa üttegi augile, kas latsema kohe. Kas latses võtta? Mujale panduna ei ole küll võttunu ega tuugad sinna muuseumi ees saab. Ei, näes võtta karpa üttegi. No karbi kõik oma alles. Ka vanal inimesel kaos ära mõistus. Arvasi omal ajal, et võtta see endast noorempa naise ei midagi kasu tol korral.
Ja me oli saanud see lolli poisid ka. Mees mõista kosti kaualt naisi ka otsi kõik oma koduküle rahvas. Kõik ja. Vanast üteldigi niimoodi, et võta naine naabri talust, teda tunned kesist jalust. Ja esa ütel alati nii, et ärge nii väga värvituid ja säänsid väga ilusid naisi ärge otske, tuu võtad ilmale ega tuu ei jää endale. Aga nüüd meil saab varsti 60 aastat koonelitus, ei mõistagi lahku minna. Lollikas oled kurat ja niimoodi ma siin. Nõksuva, kõige päemise nõksu oma pead sügamba lehmale ja ise pead oskama lehma udarat hoida. Kui sa seda aparaadi terve ei hoia, siis sa kustki piima ei võta. Sul kätte anna 5000 lehm ja 3 päeva pärast on kinni ja saad paljast putru. Küll on palju. Ma ka praegust juba nakatas kuulutama, otsites karjanaisi ja traktoriste ja nagu Vene ajal oli. No ma karja raiskaja, ma panen sinulle nime Udare Hüreski. Nii kui nu lauta tuli säänse, nii varsti pärast oli too grupp läbi. See insuit võtab mõistus ära, vana asja ei kao ära. Aga praegust, kui lähed midagi otsima või võtma ja siis tunned, et jälle on vaja, et ma ära unetunu. Ja arst ütel ka, et see võid sul võtta päris mälu ära. Eks näe, kui kaua ta vede vastu. Jõudsime Adolfit veel filmi ja kõneleman kullõlda. A parhilla 2005. aasta lõikust 6 saadik on Adolf manala mies. Eläjä tälle meeldy, noita armast, ütle se latse, essa meenuttaden. Taheva latsikodo tütrik Ingrid mäng klaverit. Ingridi edimene mälestus on latsikottu tuleku päevast. Ingrid mäletas autosõitu ja siis hästi suuri latsikodo mänguplatsu. Seal oli ka väikene mängumaja. Majal oli väike uss ja akõn. Jo ka votinoodi ans Ingridile klaverioppaja. Ingrid on ulatanud oma käe muusikale ja muusika on time käe vasta võtnud. Mulle meeldib laulda, tantsida ja unistada ja klaverit mängida. Siin on söögituba. Mul oli nagu kasseti peal see laul ja siis laulsin natuke kaasa ja siis proovisin üksinda ka. See oli üks kunagine Eurovisiooni laul ja keeruline nimi. Koiva jõgi voolas korgide kallasta ja puisniite vaihõl. Ingrid on tulnud kinel lehegu päeval Koiva peale paadiga sõitma. Unistus igavesest päevast. Ingridil on üks salasuuv. Ta taht lauljas saia. Alustan. Ingridil on üks vana Eurovisiooni laul kah Koiva peal laulmises. Tuu laul kõnelas ilm lõpulda ilosast päevast. Vikerkaar on taeva ülel, igal pilvel ise värv. Seisan võõrivates üles, ümber valge linnuparv. Valged juuksed valges vahus, lainte mängust märjad käed. Kas eksis saan hinge rahu, kestma kuhu jääb päev.
päev, mis siialdile looja, päev, mis ööle lubad tulla, päev, kui tõe ja ilu looja, silmapiiri äär paistma jääb. Ja siis ükskord käisime nagu jalutamas seal piiri lähedal ja siis nagu tõstsin jala üle piiri korraks. Ja nii palju olengi kokku puutud, rohkem ei ole.